ütleme, sul sai see komplekt niimoodi ilusti valmis, sa tead, okei, nüüd on nagu kõik selline seal, kus ta peab olema ja näeb selline välja nagu ma tahan. Siis tuleb asi teha sammudeks. Et seda saab kas siis teha läbi selle siit, et sa paned siit, siin ütleb step 1. Minu jaoks on kergem, kui ma lähen siit instruktsioonide alla. Et praegu ta on kõik ühe sammuna, mis ei ole kuigi hea instruktsioon. Siin ta näitab juba, et kõik on siin nii-öelda ära. Mis on sul siis on 2 võimalust. Kas sa lased selle genereerida sammud, mis ei ole kuigi, mingi määr ta nagu hea alustamiseks. Et hall on siis eelmine samm. Võib-olla isegi selle komplekti puhul kuigi halb. Jaa, ei selle komplekti puhul ta nagu täitsa töötab. Nii, aga ütleme, ma võtan praegu selle tagasi, kas siis undo nupuga või siis Ctrl Z. Mida saab teha, on siis, sa võtad siit ülevalt, on see väike kastike, see on sammu juurde tegemiseks. Et sa vajutad sinna peale, praegu ta ütleb siin empty step, et tühi samm. Ja mis sa saad teha, on see, et sa valid need tükid, mis sa tahad, et oleks järgmises sammus. Et mis me saame siis teha, on, et me valime kõik selle, mis on siin teisel tasemel, niimoodi. Vaatame kohe, mis me tahaksime, et tahaks ikkagi esimeses sammus. Need, et kui sa tahad asju, kui sa valitud mingi terve valik ja sa tahad asju vähemaks võtta, hoiad kontrollnupu all jälle, vajutad sinna asja peale. Nii, tundub, et on kõik. Ja siis siit alt sa valid move to new, step after. Vahetada ise selle sammu siia. Te olen pidanud isegi seda tegema. Võtab selle ära. Et siis selles sammus, et kui sa võtad page design, siis ta näitab sul kohe, mis selles sammus on vaja. Lähed tagasi step editor juurde, siis tuleb kõik need asjad siit tulevad juurde. Neid halli enam ei saa valida, mis on väga hea. Siis samamoodi lihtsalt jätkad seda protsessi. Et valid siit ülevalt kõik need. Ja step after. Et siin midagi rasket ei ole, et järjest lihtsalt lasedki. Step after. Või oot. Ctrl Z-iga siis nagu tagasi. Et võib-olla on natuke kergem ka. Siin ei saagi vaadet muuta. Sa pead isegi numpadiga muuta, et see tahabki siit front view. Et siis on teada, et kõik läheb niimoodi step after. Nii. Front view. Nii ütleme, et sa vaatad, et siin sammu saaks võinud tegelikult need teised asjad ka olla. Et ütleme, et sa tahad selle tagasi saata. Siis sa valid kõik need siit, mis tahad tagasi saata. Ja seekord sa ei tee step before või step after, sest siis ta teeb nagu uue selle. Et sa võtadki siit need klotsid ja sa vead need sellesse eelmisesse sammu. Ja need ilmuvad siia niimoodi. Või siis mis iganes sammu sa tahad selle viia, et sa võid ka viia mingi paar sammu tagasi või niimoodi, et sellist nagu piirangut ei ole. Nii. Ja ma vaatan, et siit võiks ka siis valida need ja viia need siis step after. Et sul ei pea olema kohe kõik, et okei, need sammud on kõik korraga. Et sul on kõik korraga täpselt selles, et rullida samale alla. Et lõpptulemus tahab pärast lihtsalt. Et
et see on hea. Võiks jälle uuesti minna sellesse eestvaatesse. Natuke kergem võib-olla niimoodi. See olime siis jälle step after. Ja no aeg-ajalt oleks hea käia siin page disainis, siis sa saad vaadata, et kas on kõik arusaadav. Vaatame kohe. Et siin hästi palju seadeid. Enamjaolt sul seda väga nagu... No interneti laadimiseks ma olen, see on kõik okei. Vaatame siit järjest sammud üle. Siin on võib-olla natuke segamini see või nagu segane, et siin päris palju tükke toob korraga, et tuleks teha võib-olla natuke rohkem samme ja vähem tükke korraga. Et mõnes kohas ei ole väga aru saada. Et siit saad muuta step view'd. Et me tahame, et ta oleks võib-olla siis sellises vaates. Niimoodi saabki. Mulle esimesel arvest ja muudab kõigil. Sest mina ka tegelikult kõike päris ei tea, kuidas siin on. Et siit on natuke võib-olla paremini näha. Et mõne asi võib jälle küsimärgi all, aga ma arvan, et siit on enam-vähem arusaadav. Ja siin viimases sammus tuleb jälle päris palju neid. Siit võib ka muuta, see on step view'd. Ja ma arvan, et siin ja viimane samm tuleb veel mitmeks selleks teha. Et need võiksime näiteks viia järgmisesse sammu. Et siis saame vaadata, kuidas see meil nüüd läheb. Jaa. Ma arvan, et see on nagu täitsa okei. Nii, ja kui sa tahad sellest saada mingit kokkupanemise faili, siis ongi siin see väike nupp, export. Ja siit sa saad siis valida, mis lehekülgi sa tahad välja nagu saata, et siin on kas siis kõik, või siis sa saad valida mingid kindlad lehed, et mis formaadis. Et välja printimiseks oleks PDF kõige parem. Ja kui sa tahad lihtsalt kuhugi postitada internetti, siis on PNG. Nii, ja siis saad valida siit suuruse, et ta siis ongi, see on vist see resolutsioon, mille juures ta nagu välja need laseb. Et vajutame export ja siis ta nagu laseb järjest need välja. Et vaatan kaustas ka. Ja kui sa tahad sellest vaatest välja tagasi ehitama minna, siis üleval vasakul on exit. Vajutad sinna peale ja ta tuleb siia tagasi. Ja viimane asi, millest ma natuke ka räägin, on render. Et sellega saad siis, kus ma ütlengi sellise ilusa pildi sellest, et ma kasutan ise render quality medium, sest erilist vahet ei ole nende kahe vahel, kui sa kasutad kas very high või mediumit. Muidugi mingi vahe on, et kui see on võib-olla suurem komplekt või palju selliseid tükke, et siis ta võib natuke teistsugune tulla, aga ma soovitan mediumit kasutada, sest muidu ta võtab tohutult palju aega. Nii. Ja kasutan taas Photoreel. Et siin on ka animatsiooni renderdamine, et see võtab ka tohutult palju aega, sest ta kasutab jälle seda, kas seda Photoreel või POV-i seda building, left front. Et siin mingid seadeid väga muutma ei pea, et ta juba ise teeb midagi siis korralikku kokku, et alt siit võib-olla kui sa tahad, et ta oleks mingi see nupul logo peal, see Lego logo, siis selle võite kas peale või kinni panna. Ja siin on ka detaili nagu ta oleks päris komplekt, et ta kas lisab sellist nagu UV kahjustusi või siis väikseid sellisi joonekesi peale. Et võib-olla ma seda tegelikult muudan ka, paneme 0,1 ja siis ma ei taha, et ta oleks väga selline tugev. Paneme siia UV degradationi 0-iks ja paneme selle 0,3 näiteks. Ja siis renderdame. Mis see on siis kindlus nimeks.
siis ta nagu ekspordib need sellisesse, kuda renderdamise asi see on, et ta võtab mingi, oleneb mis graafikakaart sul arvutis on, et ta võtab aega kas siis mingi minut, paar ja oleneb ka mis resolutsioonil sa renderdad, et ma valisin 1920x1080, et mul on suhteliselt vana kaart ka, et võib-olla siis läheb natukene kiiremini. Et võid julgelt siin mängida eriseadetega, et siit saab muuta ka, et kas image size, et kui sa tahad võtaks mingi kindlas teistsuguses suuruses, noh, siit saad hiirerulliku sisse välja zoomida, noh, 800x600, see on juba ka täitsa okei. Et siit saad samamoodi ja lihtsalt seda igale poole ümber keerata ja vaadata, et mis, kus toimub. Et siis saab taustavärvi ka muuta, sa saad panna kas siis kindel taust või siis nagu läbipaistev ka. Ja siit see muutub ka, et mis on siin saadaval, kui sa valid transparenti. See on building, mechanic, asteroid, donut, piazza, et proovi ja katseta, vaata mis sealt tuleb. Et siis võtab muidugi mingi, kui sul on väga selline uhke stseen, siis ta võib võtta tohutult aega, aga ja, et proovime ja katsetama peab, mis eri asju saab. Aga jaa, kui sa leidsid, et sellest on kasu või sul on mingid küsimusi, siis võid ta alla kommentaaridesse kirjutada, et ma kindlasti vastan ja aitan sel määral, mis ma oskan, et võib julgelt küsida. Aga jaa, meeldivat ehitamist ja tulge ja vaadake meile sinna Sammura lehele ka, on ju?